Harju on Eesti parim organist. Hästi palju reisinud ja meie suureks õnneks elab ta praegu meie külas kaua, loodame, et igavesti. Ta oli enne 25 aastat Türi kiriku organist. Nii, aga siis, mis me teeme siis? Ei oota praegu rohkem inimesi. Kõigepealt võtan välja niisuguse toreda asja, need lülitame kõik välja kõik, eks ole, teile ka. Meie lülitasin need välja. Ja ütleme nii, et ülimalt armas on siin olla. Sest kui ma seda kõike siin koos Üllega kokku panin, mul silmad vale kohad. Et see on lihtsalt fantastiline, missugune ajalugu on meie külal. Missugused inimesed on siin külas. Ja see, kuidas me kõik oleme omavahel seotud. Täna ma rõõmustasin Peepu, sest ma viisin talle tema vanaisa pildi ja vanaema pildi, mis mulle täiesti juhuslikult keegi saatis. Mina ei teadnud üldse, kes ta on, kõik sain täna hommikul teada. Et see on imetore ja me tahame teile natukene lugeda ja pärast loete teie ise ka. Ja siis mina praegu jagangi natuke pabereid teile. Nii. Annan sulle selle. Ma lihtsalt lõpus ütlen need numbrid ja siis teie loete neid tekste. Palun. Palun. Nii. Siin on see. Siin on see. Siin on see. Ja alla sina võta see. Neid oli vist 7 või oli 8. Ma mäleta, palju oli. Ühesõnaga, kõik on numbrite järgi ja ma siis ütlen, millal teie kord on lugeda. Praegu tahame meie teile lugeda. Ja siis me alustame. Võtame selle siit välja. On pime, aga ma arvan, me saame hakkama. Ja me võime näidata vot selle sama asjaga, mille me välja lülitasime endale valgus. Nii. Kaabre talu ja talulaste saatusest. Ilse Kuusingu meenutusi, kuidas esiisad Kaabre tallu sattusid ja kuidas ühest selle talu noorest tüdrukust rikka Jülitalu noor perenaine ja ema sai. Langakülas Masutalus Mart Jülneril ja Liesol sündisid 2 poega, Jakob ja Toomas. Kuna vanem poeg sai jääda Masutallu, siis noorem pidi leidma uue kodu. Selleks võeti rendile Madise mõisale kuuluv Kaabre talu. Sinna tuli ka elama Toomase isa Mart. Kui Toomas oli juba naisevõtja eas, hakkas ta naist otsima. Ta tahtis ilusat saksa näojoontega naist ja ta nägigi niisugust ilusat naist ühel jumalateenistusel Madise kirikus, kelle nimi oli Anna. 1815 kuni 1944. Toomase isa läks selle peale Anna vanematelt luba küsima, kas nad lubavad Anna tema pojale naiseks. Nii saigi Anna Toomase naiseks. Neil sündisid 4 last, Loviise, Jakob, Marie ja Alide. Talu kosus kiiresti, sest Kaabre talu pakkus ümbruskonna popsitalunikele tööd. Kui aga Anna ja Toomase lapsed said töötegijateks, jõukus kasvas veelgi. Jakob oli Anna ja Toomase lastest vanim ja meheks saanud võttis ta talu juhtimise üle. Jakobi peremeheks oleku ajal osteti ka Kaabre talu mõisalt välja. Kaabre talu jõukus hakkas kahanema, kui oli juba Eesti Vabariik. Popsitalunikud enam Kaabre talus tööl ei käinud, nad pidasid juba ise talusid. Pingeliste talutöödega jäi ka Jakobil naine võtmata. Jakob suri 58-aastaselt. Tallu tuli elama hiljem Anna ja Toomase tütar Alide.
Temal sündisid 4 last. Ilse, Helmut, keda minagi tunnen, Ilmar ja Magda. Nii et talu elu kestis edasi. Ilse Kuusing, kes on sündinud 1919, kasvas noorena Madisel Kaabre talus koos venna Helmutiga. Talu ei olnud heal järjel, sellepärast tuli ka tihti puudust tunda. Koolis käies Põlgüla algkoolis oli ka talvel puudus soojatest riietest. Üldine arusaam oli kiriku poolt selline, et tüdrukud võisid poistega käima hakata alles siis, kui on leeris käidud. Ilse meenutab, mina käisin leeris 16-aastaselt. Samal päeval, kui leeri lõpetasin, läksin ka õhtul Põlgüla algkooli peole. Külapidusid peeti sel ajal Põlgüla algkoolis, kus alati tantsuks mängis ka orkester. Tantsuorkestris mängis klarnetit ka üks ilusa näoga mees, kes hakkas mind jälgima. See mees oli Heinrich Kuusing, pärit rikkast Jüri talust. Ta oli minust 8 aastat vanem, väga soliidne ja kena mees. Sellest ajast me tutvus algaski. Heinrich ema Jüri Mari ei olnud nõus, et tema poeg kurameerib Kaabre talu tütrega, kuid armastuse vastu ei ole mingit rohtu. Ja siis jäin ma lapse ootele. Heinrich oli šokis, kuidas ta viib selle tüdruku rikkasse tallu, sest sellega ei olnud mingil juhul nõus ema. Jüri taluperenene Mari. Jüri talus oli ka pidevalt tüdruk teenija, keda Mari tahtis oma pojale Heinrichile naiseks. Kuid laps oli nüüd tulemas ja sinna ei olnud enam midagi parata. Heinrich ei tahtnud, et ma suure kõhuga külas ringi käin ja soovitas mul külast eemale sõita. Lubas ka selleks raha leida. Leidsin varjupaiga Tallinnas, Miia Arukase juures. Ta oli hea vastutulelik inimene, kes mind igati aitas ja toetas. Nii ma sünnitasin Tallinnas 1938. aastal poja nimega Haldur. Tallinna saatis Heinrich mulle ka raha elamiseks, kuid ilma oma ema teadmata. Arukase Miia oli kange naine. Ta saatis Jüri Marile kirja, kus teatas, et tema pojal on Tallinnas Kaabre talu Ilsega laps ja Heinrich saadab ka raha nende elamiseks. Jüri Mari läks vihaseks. Mida sa tassid raha talust välja? Otse Maito laps ja naine majja koju. Nii ma Kaabre talu tüdruk sain rikka Jüri talu noorperenaiseks. Meile korraldati ametlik laulatus ja sellele ka pulmanud. Rikkas Jüri talus ei olnud elu kerge. Tuli teha rasket põllutööd, kus toodetud saadused saadeti Tallinna müügiks. Ise pidime sööma jääke, mis müügiks ei läinud. Kas seda jälgis teravalt Jüri Mari, et ma palju ei sööks. Tuli aeg, kus ma jäin uuesti lapse ootele. Heinrich käskis kohe selle ära kaotada, mina seda ei teinud. Ja nii sündis 1940. aastal teine poiss nimega Taivo. Selleks ajaks olid venelased vallutanud Eestimaa ja hakkas Punaarmeesse kutsumine. Kutse tuli ka Heinrichile. Ta teadis, et tuleb minna. Sõjaväkke kutsutud pidid kogunema Vasalemma rongijaama. Selleks rakendasin ma hobuse vankri ette ja viisin Heinrichi Vasalemma. Tagasi tulnud läksin kohe aita ja võtsin suure tüki liha astjast, millest oma tühjale kõhule toitu tegin. Enam ei kuulanud ma Mari hädaldamist. Sõin, mis kõht nõudis. Ma kosusin ja jaksasin teha rasket põllutööd. Teenija tüdruku saatsin ma talust minema, ainult suviti võtsin põllutöödele abilisi. Heinrichist ei kuulnud ma enam midagi. Läksid aastad ja 1945. aastal tuli üks pere tuttav naine oma tütre ja selle kavaleriga Tallinnast maale, linna pommitamise ja sõja eest varju. Magama läksime aidalakka, kus selle tüdruku kavaler magas meie vahel. Öösel keeras ta näoga minu poole ja
nii jäigi ta minu juurde elama. Tema nimi oli Kalju. Ta oli teeninud Saksa armees ohvitserina ja ta ei taganenud koos Saksa vägedega, vaid jäi Eestisse. Ta oli venelaste poolt tagaotsitav ja jäi varjama ennast Jüri talus. Peediku kaevas ta magamistuppa voodi alla, mis oli kaetud luugiga. Ta aitas talus teha majapidamistööd, samas püüdes külarahvale jääda märkamatuks. Alati, kui tuli külavanem ukse taha, siis lasksime ta tuppa oma uudistega. Sel ajal Kalju läks alati magamistuppa, et teda näha ei oleks. Kord jällegi oli külavanem ukse taga ja kui ma ukse lahti tegin külavanemale, siis nurga taga varjus olnud vene sõdurid tormasid püssidega tuppa. Kalju jäeti magamistuppa 2 vene püssiva mehe valve alla. Mina pidin näitama, kus asuvad peidikus Kalju tulirelvad. Kalju istus magamistoas kassi 2 püssimehe vahel ja siis tegi ta äkilise liigutuse, püssimehed olid pikali maas ja Kalju põgenes tagaukse kaudu ja oli juba metsa ääres. Külavanem hüüdis talle järele, et kui sa tagasi ei tule, pannakse Ilse vangi. Kalju tuligi tagasi, et ennem olen mina vangis. Nii ta vangi viidigi ja hiljem ei ole mina teda enam kunagi näinud. Pärast Kalju vahistamist taheti ka minu üle kohut mõista, kuid ma hakkasin ennast varjama. Lapsed viisin Kaabrele oma ema liide hoida. Oma lapsi käisin ma Kaabrel vaatamas öösiti, siis kui nad magasid. Kuid seegi oli mulle suur rahuldus. Kord venelased said teada, et ma olen jälle öösel Kaabrel lapsi vaatamas, nad sooritasid haarangu. Mul õnnestus läbi rehealuse põgeneda Rukkisse. Aasta pärast tuli õnneks amnestia ja ma võisin loobuda enda varjamisest ja sain jällegi oma lastega koos olla. Minu vend Helmut Breiberg, kes oli samuti olnud Punaarmees, tegelikult Siberi metsades tööl, tuli tagasi Eestisse 1946. aastal. Ta määrati Madisel külanõukogu esimeheks. Külanõukogu oli Jüri talus ja ta asus ka perega sinna elama. Nii säilis Jüri talu ja minu peret keegi ka enam ei puutunud. Oma mehe Heinrich Kuusingu kohta kuulsin ma tema haiglapalati kaaslaselt. Ta tunnistas, et Heinrich suunati nagu enamik Eesti mehi raskele metsatööle Arhangelski oblastisse. Töö oli raske, aga süüa praktiliselt ei saanud. Mehed haigestusid tavaliselt kopsupõletikku ja neid suri massiliselt. Ka Heinrich olnud raskelt haige ja suri palatikaaslase silme all. Enne surma oli ta palunud, et kui palatikaaslane ellu jääb, viiks selle teatega tema perekonnale. Selle teate saime kätte me alles peale 1950. aastat, mille alusel ka surmatunnistus välja kirjutati. Tänaseks on Harju Madise kilkaeda püstitatud mälestustahvel meestele, keda represseeriti Nõukogude võimu poolt. Ka minu mehe ja laste halduri ja Taivo isa on nende represseeritute nimekirjas. Taivo Kuusing meenutab. Teada oli, et Kaabre talu peremehed Mart Jülner ja Toomas Jülner on maetud Harju Madise vanasse surnuaeda. Haudade kohti peale otsimisi ei leitud kuidagi ülesse, sest Vene algusaastatel lõhuti Vene sõjaväelaste poolt Vana Madise surnuaia hauaristid. Rääkisin seda oma ema Ilsele. Ta ütles, et mäletab 2015. aastal, kui ema oli 95-aastane, ma palusin teda, et ta tuleks näitaks, kus need esiisade hauad on. Kohe, kui surnaida jõudsime, tundis ta ära selle aia koha, kus ta omal ajal 80 aastat tagasi üle ronis, et haudadele jõuda. Pärast labidaga kaevamist tulid välja puruks löödud betoonist valatud ristitüübid, mille pealt oli veel võimalik lugeda nimed ja sünni-surma-aastad. Tänaseks on hauaristid identselt taastatud ja on koht, kus saab meenutada oma esiisasi. Selle pani kirja Ilse Kuusingu ütluste järgi tema poeg Taivo Kuusing.
2006. aastal Raplas. Aga Kaabri Õie, kes täna ka meie hulgas on meenutanud. Käisime vanaema Liidega meres lambaid pesemas. Otse üle kiriku põllu. Mereäär oli puhas. Liivalained looklesid vee all. Õie isa Helmuti meenutus lapsepõlvest. Kaabre Toomas Jülner koos poja Jakobi ja tütrepoja Helmutiga käisid aerupaadiga Pakri all võrku välja võtmas. Tagasi tulles tõusis torm. Kodus sõitles vanaema Anna oma mehega. Tahtsite lapse ära tappa. Aasta oli umbes 1930. Helmut oli siis 8-aastane. Mälestus oli kuni lõpuni värske. Kas tormielamuse või vanaema sõnades olnud surmahirmu tõttu. Mine ja võta kinni. Kirjutanud Kaabri Õie 2016. Kirikukõrtsu lugu 19. sajandil. Kevad oli sellel aastal varajaane. Lumi sulas märtsis ja aprilli algul tärkasid mõisapargis muru ja tikripõõsed, kattusid väikeste roheliste lõikadega. Ühel päikeselisel hommikul sai Padise kloostrimõisa toapoiss Jüri valitsejalt korralduse ilmuda otsekohe mõisahärra Klas Gustav Reinhold von Rammi kabinetti. Jüri oli tugeva kehaehitusega, keskmist kasvu maapoiss, kuid härra ette astus ta teatava ärevusega. Jüri oli väga üllatunud, kui härra pakkus talle istet. Igale küsimusele vastas Jüri lühidalt ja selgelt. Vastustes selgus, et on 25-aastane, mõisas teeninud 15 aastat, alustanud hane ja seakarjasena. Viimased 5 aastat teeninud härra toapoisina. Jüri oli sündinud Laokülas, isa ja ema olid surnud, vanemad olid Väike-Pakrilt pärit rannarootslased. Ta oskas lugeda ja kirjutada, tundis ka rehkendamist ning oskas igapäevast saksa keelt. Leeripäevilt sai poiss hea hinnangu, Madise õpetajat ja köstri, kuna oli tugev kiviaia ehitaja ning kõik piiblisalmid olid korralikult peas. Mõisavalitseja oli kord Jüri peale kaevanud, et ta loeb õhtuti raamatuid. Pirru tuleb valge. Jüri olevat mitmete raamatute lehtedel augud sisse põletanud, kui kuum süsi pirru otsas raamatule kukkus. Seda kuulnud käskis härra mõisavalitsejal Jürile küünlad anda, et oleks ohutum lugeda. Peale hetkelist pausi pühatas mõisahärra hääle puhtaks ning ütles, et alates jüripäevast määran sind Madisele kiriku kõrtsmikuks. Senine kõrtsmik Juhan on vana mees, kogu majapidamine on liga-loga, elamine räämas. Sina lähed ja lööd korra majja. Härra jätkas. Olen kuulnud, et sa harjutad mustal lauaplaadil kriidiga rehkendamist. Seetõttu panen sulle liignimeks Kreideberg. Naiseks saab tubli 2 lapsega lesknaise Arukülast, Sibi Madli. Nädal hiljem, jüripäeval 1830. aastal, jõudis Jüri koos naise Madli ja 2 kasulapsega uude elupaika Madise kirikukõrtsu. 2 aastat peale Jüri Madisele jõudmist oli kõrtsuhoone tundmatuseni muutunud. Merejäält lõigatud pilliroost tehti uued katused. Mõisapuusepad valmistasid uued uksed ja aknad. Jüri leidis ka hea pottsepa, kes tegi kõrtsutuppa uue ahju. Kõrtsuhoone ukse lävepaku kõrgus jäeti samaks, circa 16 tolli, 40 centimeetrit. Et vabalt ringi luusivad külasead kõrtsutuppa ei tuleks. Korras kõrtsuhoone meelitas uusi külastajaid, seega kasvas läbimüük ja tõusis nii mõisa kui ka Jüri tulu. Kõrtsus müüdava viina ja õlle läbimüügist saadav tulu laekus mõisale, kuid 10% tulust kuulus kõrtsmikule. Kõrtsis müüdava söögi pealt soolakala, suitsuliha, leib või hapupiim teenis Jüri tulu oma perele. Jüri teenis lisaga loomadega kauplemisest, mida ta kaugemalt kokku ostis ja vahelt kasuga tsaari sõjaväel edasi müüs. Seda eriti Krimmi sõja ajal, kui siin viibis palju vene väeosi 1853–1858. Lisaks Madli 2 lapsele oli neil veel 6 last: Jakob, Kristjan, Jüri, Kaarel, Leena ja Toomas.
Pojad Kristjan ja Toomas olid Üleküla sepad, kes tegid hobuse raua valmis 2 soojaga. Praegused Madise kiriku ja raudväravad on Kristjan Kreidebergi valmistatud. Teo orjuse ajal oli Jüril Kõrtsmiku ameti kõrval mõisa ees kohustus anda iga nädal 3 päevaks 1 sulane tasuta tööle mõisa õlle linnase valmistamisele Jõbelinal. Kõrtsis müüdav õlu ja viin olid valmistatud mõisa õlleköögis ja viinavabrikus. Õlle kvaliteet ei olnud ilmselt alati hea, aga muidu poleks Kõrtsmik viimaseid kojuminejaid mõnikord hoiatanud, et ärgu küla vahel kõvasti peeretagu, sest külasead hakkavad järgi jooksma. Kõrtsutuba oli uudiste rääkimise koht. Samuti tehti seal sulase tüdruku teenija kaupa. Kiriku kõrtsus jumala teenistuse ajal viina ei müüdud. Juudist ränkkaupmehed kasutasid kõrtsutume ka ööbimiskohana. Kord jäänu töömajale mustlaspere. Mees, naine ja 10-aastane poiss. Õhtusöögiks telliti kaus tanguputru ja väike hapupiimapütt. Söödi 1 kausist ja pütist. Iga üks oma lusikaga. Ühel pool lauda istus pereisa ja vastas ema pojaga. Pereisa tõmbas hapupiimapütti pealt koore oma poolele kokku. Kui poiss hakkas üle laua lusikaga koort ulatama, lõi isa pojale oma lusikaga vastu pead. Liialt julgust kogunud noortel meestel esines kõrtsuhoovis ka kaklusi. Kõrtsuhoovis oli parajalt suur kivi, millele jõumehed üritasid tuult alla teha. Sellega olevat hakkama saanud ainult Soo Toomas. Toomas olnud ka mees, kes tülinorivad sõjaväelased kõrtsust eemale tuuseldas. Selleks võttis ta kõrtsu ahjukeriselt rusikasuuruse kivi, pani selle pastlaninasse, sidus pastlapaelad ümber käe ja sõjarist oligi valmis. Kes matsu sai, see teist enam ei soovinud. Kord soovinud piduliste seltskond pummeldamist jätkata 400 meetri kaugusel olevas Põlküla mõisale kuuluvas Kruusiaugu kõrtsus. Praeguse mobiilimasti lähedal. Otsustati minna reega. Kuna hobust käepärast polnud, nõustus vana Juhan Krents hobust asendama. Selleks kasutati kõiki hobuse rakmeid. Nii asus lõbus seltskond teele, 5 meest ree peal. Jõudnud poolele teele juhtus lugupeetud kirikuõpetaja, kes tuli Ilmasoo külast armulauda andmast neile vastu tulema. Lõbus seltskond kadus ree pealt kiiresti naabrihoonete varju. Kirikuõpetaja küsis Juhanit, kas ta on päris looseks hakanud ja mis koormat ta reega vedas. Juhan vastas alandlikult, et patukoorem oli reel. 20. sajandi keskel oli Eestis 2500 kõrtsu ja hobuseposti jaama. Tallinnas 280, Paldiskis 10 kõrtsu. Maanteel Kaseperest Paldiskini oli 6 kõrtsu. Kasepere, Pudipere, Koka, Kivikukõrtsu, Jõesuu ja Kabelikõrts. 1870-ndatel, 80-ndatel jõustunud riiklik viinamonopol lõpetas viina müümise kõrtsudes. Seetõttu kõrtsud hääbusid. Kõrtsude sulgemisele võis kaasa aidata ka algav talukohtade mõisalt väljaostmine. Oli ju vaja raha koguda talukoha väljaostmiseks. Koostatud Teodor Kalve mälestuste alusel, üles kirjutanud Toivo Kalve kiriku kõrtsust märts 2017. Harju Madise külapoest. Harju Madise külapood ja kõrvalhoone ehitati vahetult enne esimest maailmasõda kiriku kõrtsu peremehed Toomas Kreidebergilt ostetud maale. Esimeseks kaupluse omanikuks oli perekond Sõster. Perekond Sõsterile mõõdeti ka kartuli ja aiamaa Madise kiriku mõisa põllust umbes pool hektarit. Oletatavasti pidas perekond Sõster Madise kauplust 15 aastat. 3 tanki Madisele 25. septembril 1944. Madise kauplus oli sel päeval suletud ja peremees Paul kodunt ära. Kodus olid 65-aastane vanaema, 8-aastane Toomas ja 6-aastane Aavo. Peremees Pauli korteris tegutses mitteametlik postkontor. Tanki komandör leitnant avastas, et laual olevat postmargid on Hitleri pildiga, mis ajas teda maruvihaseks. Leitnant viis vanaema välja seina äärde ja lubas ta maha lasta. Suure
lärmi peale tuli kohale Kõrtsu Eduard, kes oli tsaari armees sakslaste vastu sõdinud ja valdas seeläbi vene keelt. Ta suutis vaevu leitnandi maha rahustada. Leitnant andis veahoos tankidele korralduse täiskäigul mere äärde ja tagasi kihutada, kus juures sõiditi üle mitmest kiriku Kõrtsu ja Rannatalu suvevilja rõukudest. Ilmselt oli tankistidel kena vaatepilt, kuidas viljasülemid ja rõugujupid laiali lendasid. Õnneks järgmisel päeval tankid lahkusid Madiselt suundudes Läänemaale. Nõukogude võim natsionaliseeris kaupluse. Endisel poeomanikul Paulil olid natsionaliseeritud kauplusega sealgu võimalik töötada müüjana, kuid ühel 1946. aasta oktoobri õhtul Paul kadus, kui oli läinud välja kaupluse aknalukke sulgema. Keegi ei teadnud, mis temaga juhtus. Aasta pärast tuli vanaemale kiri Siberi vangilaagrist. Oli ju nõukogude võimuritel kombeks töötada pimedas ja salaja. Kaupluse müüja koha sai endale Pauli venna pere, kuid siis tabas peret uus löök. Pauli abikaasa suri noorelt ja 2 poega kasvatas vanaema. 25. märtsil 1949 küüditati relvastatud punaarmeelaste poolt Siberisse 69-aastane vanaema, 13-aastane Toomas ja 11-ne Aavu. Perekonna hooldaja Liidia Paie talust, kes aitas kaasa majapidamises ja poiste eest hoolitsemisel, oli ka nimekirjas, kuid temal õnnestus põgeneda. Mingit süüd neil ju polnud. Kui palju külma, nälga, alandusi ja muud tuli neil läbi elada, teadsid vaid nad ise. Peale Stalini surma 1956 tulid nad kõik imekombel koju tagasi. Vanaema oli pime ja väga haige. Tänaseks on nad kõik taevariigis. Peale Paul Piirimaa arreteerimist töötas kaupluses müüjana tema vend Aleksander Piirimaa koos abikaasa Almaga. Madise poemajas kasvas üles ja käis Põlvjõe algkoolis eelnes veeaegne haridusminister Mati Piirimaa. Perekond Piirimaa lahkus Madiselt 1968. aastal. Peale Eesti Vabariigi taastamist töötas kauplus mõnda aega erapoena. Poemaja maanteepoolsel otsaseinal oli postkast kirjade saatmiseks ja 1 ruutmeetri suurune mustaks värvitud tahvel teadete ja kuulutuste tarbeks. Poemaja hoovipoolses esikus oli kogu Rannaküla tarbeks suur postkast uksega. Postiljon avas oma võtmega kogu esikülje suuruse ukse ja paigutas ajalehed ning kirjad 40 sentimeetri sügavustesse avadesse. Suure ukse sees olid väiksemad nummerdatud luugid, milliseid iga pere sai oma võtmega avada ja posti välja võtta. Poemajas oli ka Rannaküla ainuke telefon ja väike postkontor. Rahvas sai osta kirjapaberit, ümbrikke, marke, piltpostkaarte, sulepäid, tinti ja palju muud. Kirja pannud Toivo Palve, märts 2018. Laadasõit. Tartu rahulepingu allakirjutamisest oli möödunud juba pool aastat. Ka pool viinapuust oli selja taha jäänud ja osa rändlindudest lahkunud. Äralennuga ootasid veel kured ja kuigad. Ka põllutöödaga olid talumehed ühele poole saanud. Rukkihakid ja suveviljarõugud rehe alla varjule viidud. Osa rehki oli juba pekstud. Suvisel kesal haljendas talirukki oras. Seetõttu oli talurahval väike puhkaeg. Mudaaugu ja Orsil tuli mõte teha üks kaubareis Tallinnasse. Ka naine Juuli oli asjaga päri. Koos pandi valmis turukaup 15 setleriku kartuleid, 1,5 leisikat soolapekki, 3 naela taluvõid ja pool vappa odrapruuka. Suvisel ajal kasutati otseteed üle Vasalemma jõe Uue Veski lähedalt Koolme kohast otse Kloomale. Talvel kasutati Vanaveski silda, millega tee pikenes 2 kilomeetrit. Väljasõit toimus südaööl, et hommikuks turule jõuda. Nüüd rahuajal oli sõit ohutu. Ilmasõja ajal esines röövimisi ja käidi 5-6 hobusega vooris. Saksa okupatsiooni ajal ja varem Vene ajal veeti palju toidukraami Eestist välja, kuid Eesti talud suutsid ikkagi linnad ära toita ja nälga ei tuntud. Suvisel ajal Uue Veski ei töötanud, sest ülepaisutatud vesi ujutas Ämari ja Veskiküla heinamaad üle. Nüüd viinapuu keskel soovis külarahvas uudse leiba süüa. Selleks tuli Veski käima panna ja Mölder Hausmann lubaski seda teha. Samal ööl, kui Jõrs linna sõitis,
tammiluugil, et veetaset tõsta 1,2 meetri võrra ja vesi veski renni voolaks. Linnas läks Jorsil hästi, sest toidukraami järgi oli suur nõudlus. Ka kauplemine oli lihtsam, kuna maksis Eesti mark. Paar aastat varem olid käibel Soome ja Saksa margad, samuti Vene tsaari rubla ja Kerenski rubla. Tagasisõit algas hea tujuga, ühes taskus 2 rahakott, teises korralik pudel. Tagasiteel oli vanker kerge ja kodupoole astus hobune kiirema sammuga. Kui Harku mäest üles jõuti, võttis Jors esimest korda pudelit korgi maha. Väänaposti kõrtsis tehti peatus. Hobune sai 2 ämbrit vett ja ristik heina krõpsutada. Jors tellis omale toopõlut, tugeva leivakääru ja pool heeringat. Magamata öö ja aeg-ajalt korgi mahavõtmine tegid oma töö. Jors tukkus mõnusalt vankris põhu peal. Talumeeste hobused leidsid ise kodutee. Viimane asi, mida Jors koduteel mäletas, oli viltune Keila kirikutorn. Hiljem selgus, et viltune torn oli tingitud sagedasest korgi mahavõtmisest. Unes nägi Jors, kuidas ta nooruses jaaniööl oli juuli koju saatnud ja nad mõnusalt aidatrehvil kutsutasid. Jors lootis unes, et teda ka aita kutsutakse. Varem oli seda paaril korral juhtunud, kuid siis tule taevas appi, sai mõnus uni nagu noaga lõigatud, kui külm vesi keramini jõudis, sest mölder oli ju tammiluugid sulgenud ja veetase tõusnud. Jors tõusis istutile, kuid nabani oli ta ikkagi märg ja vees. Õnneks polnud kodu kaugel ja varsti oli ta reheahju peal soojas. Juuli küttis sauna, kodune hernesupp ja viimane kummsuutäis pudelist tõi hea tuju tagasi. Polnud ju hobune süüd, et jõgi oli vahepeal üles paisutatud. Üles kirjutanud Toivo Kalve veebruar 2016. Salapiiritus on kevadine päikesepaisteline ilm. Käes on õunapude ja sirelite õite aeg. Õhk on paks linnulaulust ja lillelõhnast. Ulla-Juhani talus on sõnniku veod talgud. Kohal on 8 hobuvankrit koos teismelistest poistest ajajatega. Täismehed tõstavad laudast sõnnikut vankritele. Üks mees tõmbab põllul näguga sõnniku maha ja naised lautavad selle laiali. Samal päeval küntakse sõnnika põllu sisse. Käes on 1929. aasta maikuu viimased päevad. Enne heinategu peab kesapõld valmis olema sügiseseks talirukki külvis. Madise kandis oli kombeks kasutada 4 väljasüsteemi. See tähendab, kesapõllule külvati septembris talirukis, mis valmis aasta pärast. 3. aastal oli aga samal põllul suvevili ja 4. kartul. Peale hommikusööki läks tööks. Umbes tunnise töö järel kostus mere poolt rannakarjamaalt püssipauk ja rannakarjapoisi appikarje. Seepeale ütles Ranna Julius, kes on Ranna Peebu vanaisa. Nüüd kurat lasti mu karjapoiss maha ning tahtis minna sõnnikuhargiga oma karjapoissi päästma. Talgutest võttis osa ka Rannaküla ainus kaitseliitlane Theodor, kes jooksis koju ja oli 10 minuti pärast koos vintpüssiga tagasi. Selgus, et öösel oli tulnud randa piirituse laadung. Hommikul avastas omanik, et osa kanistreid oli kaduma läinud. Ta süüdistas selles karjapoissi ja lõi teda püssipäraga. Selle tulemusena kõlaski pauk. Kui Theodor koos 3 hargimehega kohale jõudsid, lubas piirituse vedaja kõik oma kärbikuga maha lasta. Seepeale käratas kaitseliitlane Theodor, viska kärbik maha või muidu tina tuleb. Piirituse vedaja viskaski värisevate kätega oma püssi maha. Ranna Julius karistas piirituse vedajat karjapoisi löömise eest mitme nii-öelda füüsilise märkusega. See piirituse vedaja ei olnud kohalik mees. Keegi oli kutsunud politsei, kes viis selle verise ninaga piirituse vedaja koos kärbiku ja alles jäänud piirituse lastiga minema. Vahepeal oli aga üks talguline juhust kasutanud ja toimetanud paar piirituse pläskut kõrvale talgulistele. Kui hommikul läks laudas ringi õlletook,
siis nüüd käis ringi piirituse took ees ja õllekoop selle järel. No ei läinudki palju aega, kui kõik mehed olid hoovil külili ja laulsid rõõmsasti. Kaitseliitlane tõstis üksinda mõned koormad peale, kuid siis loobus temagi. Viis püssi koju peedikusse ja ühines laulumeestega. 2 päeva pärast tehti aga uued talgud, siis juba ilma piirituseta. Sel ajal oli Soomes kuiv seadus ja sõlapiiritus saadi Saksa piirituse laevadelt, mis olid ankrus vabas vees. Väike osa piiritusest sattus Eestisse, kuid Soome veeti mitmeid tuhandeid liitreid. Seda juhtumit mainitakse ka Raimo ja Risto Kullaki raamatus Viinameri 2010. aastast. Aga kogu selle loo on üles kirjutanud Toivo. Madise mehed merehädas. Eesti Vabadussõja ajal 1919. aastal moodustati Paldiskis meremiinide tõrjeks division. Divisjoni kuulus ka 20-aastane kutsealune Bernhard Stolberg. Divisioni ülesandeks oli Lääne-Eesti saarestikus meremiinide väljatraalimine ja kahjutuks tegemine. Põhiliselt tulistati leitud miini ohutust kaugusest vintpüssist tõusvat. 1927 oktoober oli tuuline ja tihti tuli seista tuulevarjus. Seetõttu otsustati hooaega pikendada ja teha novembris veel üks reis. November osutus aga tuulevaikseks ja see saigi neile saatuslikuks. Tuulevaikus ja külmakraadid tekitasid Soome lahele nõrga jää. Nädal aega üritati jääga võidelda, aga mootori jõust jäi väheks. Pealegi rüüstas jää laeva külgi. Kõik mittevajalik visati üle parda, et purjekas tõuseks kõrgemale, vältimaks laeva läbi kulutamist. Ootamatult lõppes mootori kütus. Samuti priimuse kütus. 3 päeva pärast söödi viimane toidupala. Meeskonna vanim liige Juhan haigestus ja suri. 3 päeva pärast järgnes talle Eduard. Jää, külma ja näljaga võideldi laeval 16 päeva. Järgmisel päeval tundus jää nii tugev, et otsustati laevalt lahkuda ja jalgsi kaldale jõuda. Hinnanguliselt paistsid Kunda linna korstnad 7–8 kilomeetri kauguselt. Kohati oli jää nõrk ja edasi sai liikuda ainult roomates. Aleksander nõrkes jääl ja suri. Bernhard jätkas edasi liikumist üksi. Teda märgati kaldalt ja kohalik kalamees tuli kelguga talle vastu. Bernhard võitles Tartu Ülikooli haiglas 3 kuud surmaga. Külmunud jalad amputeeriti altpoolt põlvi. 10 sõrmest jäi alles vasaku käe pöial ja pool parema käe pöidlast. Viimased 50 eluaastat tuli Bernhardil liikuda põlvili, kuid ta ei kaotanud kunagi huumorimeelt ja elulusti. Peale suurt õnnetust jätsid õed-vennad Ranniku talu Bernhardile. Talu töid tegid esialgu isa Kaarel, tema uus abikaasa ja sulane. Taluelu sai uue hoo 1942. aastal, kui vana peremees Kaarel tõi Laoküla põgenike laagrist koju tubli soomlannast perenaise Helene Haponeni. Helene tulevane abikaasa elas Saaremaal. Sõja ajal toodi Leningradi lähistelt sõjapiirkonnast sadu Soome ja Ingeri rahvusest inimesi Laoküla barakkidesse ja jäeti saatuse hooleks. Vanim peretütar Liidia tuli koju tagasi märtsis 1944. Pärast seda, kui Stalini raisakotkad olid purustanud pool Tallinnast. Vaatamata suurele puudele võttis talutöödest osa ka Bernhard. Ta töötas hobuloo-rehal ja riisu seina ka käsirehaga. Töötades oli Bernhard väga nõudlik. Kõik pidi olema tipp-topp. Vaatamata sõrmede puudumisele suutis ta toime tulla paljude keeruliste töödega.
Suure käia pani ta tööl elektrimootoriga, puude saagimiseks kasutas elektrimootoriga kreissaagi kui ka bensiinimootoriga saagi. Bernhard oli ka hea jahimees. Mere äärest tõi ta koju parte ja hanesid. Talvel käis jahil oma tehtud suuskadega, kasutades jahikoera. Jäneseid tõi ta koju seljakotis, kitsed aga lohistas enda järel nööriga koju. Jahisaaki tulistades toetas ta püssi parema käe peopesale ja vasaku käe pöidlaga tõmbas päästikut. On uskumatu, aga kõige sellega sai ta hakkama. Kohvi, tee ja napsuklaasi tõstis ta suu juurde 2 peopesa vahel. Ta oli puhtuse ja korraarmastaja. Kõik tööriistad olid tal alati puhtad ja kindlas kohas. Tal ei meeldinud saamatud inimesed. Püssipadruneid aitas ta täita püssirohu ja aavlitega perenaise Helene tütar Külliki. Selleks kasutati kaalu ja eri mõõdutopsikuid. Külliki istub meie juures. 1949. aasta kevadel saatis Bernhard kolhooside organiseerijad kuu peale, kuid nõukogude võimurite pressingi jätkus. Igal aastal suurendati makse nii rahalisi kui ka teraviljanorme. 5 aastat pidas Bernhard vastu, kuid siis loobus. Nõukogude aktivistid saavutasid võidu. Kolhoosile anti tasuta ära 2 lehma, üks jäti omale, 2 hobust, 1 varss, heinaniidu masin, viljalõikusmasin, looreha ja muud põllutööriistad. Bernhard kauples omale invaliidi pensioni välja, seni polnud ta riigilt mingitki toetust saanud. Bernhard oli ikkagi hea tujuline, ta jätkas jahil käimist ja kalapüüdmist, vedasid koos Joosepiga merel noota. Ta oli alati huvitav vestluskaaslane. Lemmikslauluks oli Bernhardil Roosiaias kõnnib nägus neid, võlub austajate südameid. Alati heatujuline humoorikas merekaru ja tubli jahimees lahkus viimsele puhkusele 1977. aastal, olles 78-aastane. Sõbrad Madiselt ja Tallinnast saatsid teda koduväravast välja 3 kogupauguga mitmest jahipüssist. Perenaine Helene järgnes oma peremehele 97-aastaselt 2014. Kirja pannud Bernhardi koolivenna Teodori ja peretütar Külliki meenutuste järgi Toivo Kalve ja Bernhard oli ka tema ristiisa 2017. Siia püüd ja puhkehetkel. Viimasest sõjast oli üle 2 aasta möödas, kui 1947. aasta oktoobris lubati Madise kaluritel paadiga merele minna. Selleks tuli esikaluril Joosepil mitmel korral Kurkse piirivalve ülema Vassili jutul käia. Major mõtles välja erinevaid põhjusi, et siia püügi takistada. Küll oli meri tormine, udu, merel sõjaväeõppused ja nii edasi. Viimase trumppässana lubas Joosep igal hommikul 1/3 kalasaagist piirivalvele loovutada ja see toimis. Madise mehed teadsid, et hea siiapüügi koht on Kurkse piirivalvekordoni lähedal Valgma küla all. Kalamehed teadsid, et siiapüügi hooaeg on erinevalt muudest kaladest, oktoobri lõpp ja novembri algus. Nii sõitis Madiselt 2 paati 4 kaluriga Valgmale. Oli hommikuid, kui piirivalve sai 35–40 siiga. Sellist kalamunnikut nähes läks major nii pöördesse, et hakkas lume peal kukerpallitama. Joosep ja teised kalamehed õpetasid piirivalvuritele, kuidas siiga soolata ja värskelt valmistada. Siiapüügi ajal olid ilmad vilud +2–2 kraadi juures, aga võrke tuli välja võtta paljaste kätega. Kui kala oli palju, siis keegi ei tundnud külma. Nädalaga oli igal kalamehel vähemalt 100 kilo siiga soolatud. Kuna mehed elasid nädal aega Valgmaal, siis muud püütud kalad söödi koha peal ära. Madise rannas kestis paadikeeld edasi. Joosep käis merel oma praamiga. Teised asjaarmastajad kummipükste või pikkade kummisaabastega.
60. aastatel suvitas Madisel vettarst erupolkovnik Nikolai Verseni. Tema abikaasat Nadjat oli veel 50-aastaselt taevaisa õnnistanud pojaga. Sõja ajal ravitses Nikolai hobuseid. Nüüd kasutas ta oma teadmisi külanaiste lehmade tohterdamisel. Põhitegevuseks oli aga Joosepiga kalal käimine. Kui oli Nikolai kord võrke välja võtta ja Joosep oli aerudel, nähes lähenevat valget kala, hõikas Nikolai, et ilus siig tuleb. Kui selgus, et polegi siig, hüüdis ta uuesti. Lest, joptvoju Matt. Joosepi kaasa Leeni ja Nadja olid mõlemad head kokad. Nii oli meestel alati korralik ninaesine. Hea söögipoolis tekitas ka vajaduse märjukese järele. Sellega polnud probleemi, sest külapood oli 100 meetri kaugusel. Neil kujunes lemmikjoogiks maitsestatud viin Starka, 3 rubla 17 kopikat pudel. Suitsuahju juures istudes oli hea sooja suitsuangerjat peale võtta. Ka laulueuru sai tihti aetud. Joosepile meeldis laulda tsaari hümni vene keeles. Tsaari hümni kuuldes muutus erupolkovnik näost kaameks ning hakkas ringi vaatama, ega keegi ometi ei kuulnud. Ei julgenud ju nõukogude polkovnik tsaari hümni laulu. Aastaid hiljem, kui Nikolai oli Venemaale elama kolinud, saatis ta Joosepile mitmel korral oktoobripühade puhul rahakaardi 3 rubla ja 17 kopika väärtuses, meenutamaks meeldivaid hetki suitsuahju juures. Külapoe omanik Paul teadis oma naabrit Joosepit kui heatujulist pakatava tervisega merekaru. Ta teadis ka, et Joosepil on üks nõrk külg. Nimelt kartis Joosep vaime, kodukäijaid ja tonte. Kord olid mäetalus rehepeksu talgud. Talgupäev oli pikk ja lõppes piduliku õhtusöögiga. Pärast lõid noored tantsu lõõtspilli saatel. Eakamad naised pidasid mokalaata ja meestel jätkus õlletoobi juures juttu kauemaks. Septembris olid päevad juba lühemad ja koju mindi pimeda hakul. Enne kojuminekut laenas Paul mäetalu perenaiselt valge lina. Paul lubas selle homme tagasi tuua ja palus mitte kellelegi sellest rääkida. Paul pani voodilina põue ja läks kirikuaeda Joosepit ootama. Nähes Joosepit tulemas, võttis Paul valge lina ümber ja hakkas kiriku kiviaia peal tantsima. Ise luges valju naise häälega issa meiet. Joosep tormas elu kiirema jooksuga koju, ajas Leeni voodist üles ja jutustas suure õhinaga, mida ta nägi. Issanda ingel tantsis õhva kiriku kiviaia peal. Kulus mitu päeva, enne kui Joosepil õnnestus rahulikult magada. Viigipüksid. Johannes Niine kolis Tallinnast kodutallu Ulale pärast seda, kui Punavägi hävitas märtsi pommitamisel temale kuulunud 3-korstne kõrtsi Tallinnas. Juhan tegi kõiki vajalikke talutöid. Loomade söötmine, jootmine, hommikune loomaasemete sõnnikust puhastamine. Härrasmees. Ta ei läinud kunagi määrdunud riietega kodust välja. Tavalised olid viigipüksid, korralikud kingad ja kodukootud kampsun. Juhan pressis ise oma pükstele viigid. Ta teadis, et parimad söed saab triikrauda leiva ahjust. Pidi ainult jälgima, et sütel poleks enam leeki, muidu võib vingu saada. Peale triikraua sütega täitmist tuli tagumisest õhuaugust sisse puhuda, et söed korralikult hõõguksid. Siis võis alustada pressimist. Juhan lootis poest ka piibutubakat saada, kuid asjata. Minu tagune oli ära tüüdanud. Peab tuleval aastal uuesti tubakataimed maha istutama, arvas Juhan see peale. Juhan jättis kaupmehega hüvasti, ühes käes soolakott ja teises petroolinõu. Poe trepil kohtus ta 2 punaohvitseriga, kes hakkasid teda kahtlase pilguga jõllitama. Juhan üritas kodu poole minna, kuid ohvitserid püüdsid teda takistada. Koos jõuti Joosepi väravani. Punaväelastele tundus, et tegemist on tõelise pursuiga, mitte tavalise külamehega. See tähendab, et ta tuleb kohe maha lasta.
Joosepi käest nõuti labidat, et pursui kaevab ise haua ja me laseme ta maha. Joosep oli punastelt kõike oodanud, kuid mitte sellist sigadust. Joosep suutis oma hea vene keele oskusega vaevu veenda ohvitsere nende ideest loobuma. Ta selgitas, et tegu on tavalise vaese talumehega, kellel pole hobust ega jalgratast ning peab oma kauba käe otsas koju vedama. Ohvitserid vastasid, aga need viigipüksid. Joosep selgitas, et need on tema viimased püksid ja kodus kannab närusid. Pärast sõda oli mitmeid juhuseid, kus nokastanud punaväelased püstol käes kamandasid inimesi seina äärde, kuid pika mõnitamise järel loobusid siiski tulistamisest. Juhan oli tavaelus seltskondliku käitumisega. Talle meeldis õlletoobi juures jutustada külameestele oma pikast poissmehepõlve seiklustest. Juhan ei võtnud kunagi ennast purju, aga kui koos õlletoobiga liikus ka hundijalavesi, muutus Juhani keel nii pehmeks ja jutt nii pobinaks, et keegi sellest enam aru ei saanud. Appi tõttas hea humoorikas naaber Odi Eets, kes hakkas seda jutupobinat tõlkima. Ega Eets ka sellest jutupobinast aru saanud ja tõlge oli puhas improvisatsioon. Kuna tõlge ei vastanud Juhani kõnele, viibutas ta vahetevahel sõrme. Kui kuulajate hulgas ei olnud naisterahvaid, muutus tõlge nii mahlakaks, et seda võis kuulata ainult õlletoobi juures. Lõpuks palusid kuulajad tõlke lõpetada, kuna nende kõhud ei kannatanud seda naeru vappumist enam välja. Selline oli lugu kolmekorstna kõrtsi Juhanist. Üles kirjutanud Toivo Kalve, märts 2016. Kalapaadiga Madiselt Rootsi. 1944. aasta suveks oli piirilt juba kosta kahurimüra ja tankilintide lõgina. Oli Siililegi selge, et peatselt vahetub üks vabastaja teisega ning seekord kordades hullemaga. Rahval oli hästi meeles veel NKVD ja Punaarmee 3 aasta tagused vägitööd, ülekuulamised, vahistamised, mahalaskmised, küüditamine. Löögi alla sattusid eriti need, kes mõtlesid ja tegutsesid Eestimaa ja rahva vabaduse kaitsmisel. Ka Madise inimesed mõistsid seda. Joosep Metsina ei tahtnud oma poegi jätta ka uute vabastajate lõugade vahele. Ta kutsus kokku oma 3 poega, Johannese, Eduardi ja Oskari ning teatas. Minu poolt on 2-aastane mootorpaat, muretsege bensiini ja sõitke vabadusse, enne kui on hilja. Joosepil oli kombeks nimetada kõigile oma külalistele, et 7 last on tema perevarandus. Peres oli 3 poega ja 4 tütart. Koos abikaasa Leeniga olid kõik 7 last kasvatatud tublideks tööinimesteks. Septembri alguseks olid kõik ettevalmistused ärasõiduks tehtud. Suitsetatud oli liha, kala, täidetud võipütid, kaetud soolveega, küpsetatud oli ka leiba. Eduard veeretas odiaidast välja tünni soolalihaga. Ka vajalik bensiinikogus oli olemas. Kogu varustus veeti hobuvankriga mootorpaadini. See on praeguse paadikuuri kohal meres. Lahkujateks olid Joosepi 3 poega, naabri Helju koos abikaasa ja pisipojaga ning veel paar inimest. Nii lahkujad kui ka ärasaatjad olid tõsistes pisarates. Kallistused ei tahtnud lõppeda. Esimene peatus oli Suur Pakris saarel. Seal kohtuti teiste paatkondadega. Paigutati varud ja inimesed nii, et paadid oleksid võrdselt koormatud. Selleks, et vajadusel teineteisel abiks olla, otsustati liikuda koos. Esimesed tuleristsed saadi Hiiu madalikul, ehk siis Näki madalal, kus puhkes tugev läänetorm. Paadid said tugevalt räsida, pidevalt tuli vett välja puhata. Pärnu tehase mootori jõud käis vaevu üle tormirammust. Kuna üks paatidest hakkas lekkima, otsustati Saaremaa läänerannikul randuda. Lekkiv paat tõmmati kaldale, kadakate vahele, keerati kummuli
ja tihendati korralikult ära. Selleks olid abivahendid ka kaasa võetud. Vette jäänud paat maskeeriti, et Vene luure lennukitelt näha poleks. Järgmise päeva õhtuvidevikus jätkati teekonda, et olla nähtamatult lennukitele. Kõigile oli suureks kergenduseks, kui teise päeva õhtul Gotlandi saar paistma hakkas. Siis polnud enam Vene lennukite nendega asja, kuid ootamatult ilmus udust Saksa patrullaev. Oskar peitis ruttu oma püstoli riiete alla, selgitanud välja, kes me oleme ja kuhu läheme, lubati aga teekonda jätkata. Keegi võttis seepeale üles laulujõu. Meid ees ootab Roslagen Rootsimaa rand. Peagi oli neil vastas Rootsi rannavalve, kes juhatas nad randa. Suurest väsimusest ja magamatusest olenemata olid paljudel rõõmupisarad silmis. Lõpuks ometi jõudsime kohale. Paljudel paatidel see aga ei õnnestunud. Ühe nädala oldi Gotlandil tormivarjus, siis sõideti Rootsi mandrile. Suurpakri saarel peatuse ajal, see oli siis selle esimese peatuse ajal, mõtlesid 2 meest ümber ja pöördusid koju tagasi. Need olid Odi Eduard ja Gundru Einrich, kes ei suutnud oma peredest lahkuda. Mõlemal oli kodus ju noor naine, Einrichil veel tütar Silvi ja Eduardil 3-aastane poeg Kalev. Mõlemas peres oli suur rõõm pereisa tagasitulekust. 2 aasta pärast jooksis Odi talu hoovil lillepeenarde vahel väike lokkispäine tüdruk Linda. Odi talu oli ju tuntud õuelillede rohkuse pärast. Seda ilumeelt jätkugu neile ka edaspidiseks. Üles on kirjutanud Toivo aprillis 2016. Kaseperes. Eestimaa oli ainus, kellel õnnestus Vene impeeriumi ajutiselt valitsuselt 1917. aastal autonoomia välja võidelda. Autonoomse Eestimaa kubermangu komissar Jaan Poska andis kloostri mõisahärra Klas von Rammile loa korraldada Kasepere kõrtsi juures 2 laata aastas, 15. märtsil ja 10. oktoobril. Eesti Vabariigi ajal viidi laadaplats üle Padise vallamaja juures olevale platsile. Kasepere laadad muutusid väga populaarseks. Hobuvankritel oli raskusi vaba platsi leidmisega. Kaubeldi kõikide koduloomade ja lindudega. Mitmesugused puu, nõud ja põllutööriistad olid saadavad. Ka kassi ja koerapoegi võis saada. Kohal olid ka sordiseemne kaupmehed. Ühe sordiseemne kaupmehe juures pidasid nõu tulevase Tallinnisu sordi üle Ranna Julius, Mäe Sass ja Kõrtsu Teodor. Kiirel sammul lähenes neile Madise mees karjatooma Kaarel. Ta ütles, et ostab sootsa hinnaga Tiinem ära. Kaarel kutsus nooremaid mehi, et nad tuleksid ja aitaksid hobuse üle vaadata. Hobune tundus tõesti sobiv olevat. Tugevad rinna- ja jalalihased, ilusa laka ja kaelaga. Hammaste järgi tundus hobune olevat 6–7-aastane. Kahtlust häratas natuke see, et müüja oli mustlane. Ranna Julius täitis piibu värske tubakaga, süütas selle, tõmbas paar kopsu ja tegi veel ringi ümber hobuse. Julius tõstis hobuse saba ja piip pidi suust maha kukkuma. Ta hõikas, et mis kuradi Tiinem ära, see ju hoopis ruum. Kaarel ei osanud muud, kui ütles, näh, oleksin ääre pealt petta saanud, hea, et abiks tulite. Mustlasele anti veerand tundi laadad kadumiseks ja seda ta ka tegi. Eesti Vabariigi algaastaid oli palju hobusevargusi ja muid pettusi. Valitsuse määrusega anti hobustele passid, kus olid kõik vajalikud andmed. See võttis aga aega, oli ju hobuseid üle 220 000. Seejärel vargused ja sulitembud peaaegu kadusid. Madiselt Kambrutalust leeritatud peretütar Helmi oli laadale toonud 5 ilusat kassipoega. Ta jagas need soovijatele tasuta. Helmi polnud nõus isaga, kes soovis need magama panna. Kassipoegi pakkudes kohtus Helmi huvitava noormehega Määrakülast.
Eduard oli osa jutuvestja, kuigi oli tavaline talupoiss. Hobi korras oli ta kirglik jahimees. Järgmiseks kohtumispaigaks lepiti Madise kirikuaed pühapäeval, kui esimesed kirikukellad teenistusele kutsuvad. Tutvus arenes kiirelt. 2 kuu pärast, kui nende kihtluskanslist 3. korda maha kuulutati, järgnesid pulmad ja Eduardist sai Kangro talu koduväi. Kui varem oli Eduard põllu- ja jahimees, siis nüüd lisandus veel kalamehe amet. Nagu varem öeldud, oli Eduard osa jutuvestja ja tema juttudes oli mõnikord väike tõetera sees. Eduard tuletas alati hea sõnaga oma koduküla meelde. Määra külas olnud üks nii kõva mees, kes tõstis 100-liitrise vett täis toobri maast suu juurde, jõi pika janu ning pani toobri vaikselt maha tagasi. Pühkis siis vuntsi kuivaks ja astus pika sammuga edasi. Nädala pärast läinud mehed külakõrtsi juures tülli ja keegi klopmis selle toobrist jooja läbi. Mõne aja pärast oli kõrtsi juures jälle kisma ja tema, Eduard, teinud tuule alla sellele mehele, kes tuuseldas toobrist joojat. Määra küla olnud ka härgade poolest kuulus. Kuusiku Juhanil olnud nii väga vägev härg, kellel polnud vastast. Kord pistnud härg sarved puuaia vahelt läbi, raputanud pead ja 10 sammu puuaeda lendas juppideks. Kord Läänemaal kaubareisil olles rääkis ta kohalikele, et Läänemaa loodus on igav ja ükslunina, palju paju ja lepavõsa. Aga vaata, kus meil Madisel on orud ja mäed. Mere ääres on kõrge kalju, üleval kalju otsas on uhke kirik, mis paistab 10 versta kaugusele. Kiriku kõrvalt jookseb jõgi mühinal merre. Paljud lubasid Madise ilusat loodust vaatama tulla. Ühel ilusal aprillikuu hommikul läks Eduard oma heina- ja metsamaid kontrollima. Paari tunni järel koju tulles olid tal kitsesarved peos. Naisele jutustas loo, kuidas mets kits olevat 2 kuu vahele kinni jäänud. Eduard võtnud kitsel sarvist kinni ja otsustas metslooma koju tuua. 5. Viiekord Madise külas, endise kirikukõrtsu talu Heinamaal Hiides, mis seisab muistina ohvrikivi. Kivi on lame, aukudeta, teravate nurkadega ja selle läheduses leidub veel teinegi samasugune kivi. 6. Hiie Heinamaal, rannatalumaal on küngas, mida kutsutakse Laagremäeks. Seal on Krimmi sõja ajal Ratsale laagripaik. 7. Ilmasu külas Madise põlva tee ääres seisab ohvrikivi, mida kutsutud Uranikiviks, Mirgoe suureks kiviks ja ta on tuntud ka Põlvla ränderahuna. See on suur 4-kandiline pealt ouskivi, kõrgus peaaegu 2,5 meetrit. Alasti tulnud sellel kivil ohvriandjad. Seal on sageli piirastus näha. Rahvapärimuse järgi olevat Jüri üleskuud vaja hukmatud osa Pahide kloostri muutus selle kivi juures. Teise pärimuse järgi on Kuradis selle kivi 7 musta augustusega. Ja 8. Vana pastoraat ehk kirikuois pärineb 1757. aastast. Seal olnud puust olnud katusega ehitis hävis tulekahjus 29. juulil 1725. aastal. 28. mai 1786. aasta otsusega ehitati uus kivist pastoraat, mis on nüüdseks lagunenud. Ja siit jätkub meie ajalugu. Nüüd on mul suur rõõm, et üleüldse me seda täna teha saime. Et meil on seda materjali. Peale ühe loo on kõik need lood ju kirjutanud meile Toivo Kalve. Ja see on olnud äärmiselt. Silmad vale koha peal. Et see on äärmiselt tore, et inimene on teinud seda suure kire ja armastusega. Ja ma tänan Toivot tänada ja soovida talle suurt jõudu. Kõik, mis meeles on, tuleb ikka veel paberile panna ja lastele ja lastelastele ära jutustada. Et ma tänan sind, Toivo. Tänu sulle saime me seda korraldada nii näitusi kui kirjatükke ja kõike. Aitäh sulle.
ja siit on minu palve, kui ma kõike seda lugesin ja siin neid Üllega kokku hakkasime panema, et on aeg kirjutada uued lood. Selles mõttes, et mõelge, kui palju aastaid on tagasi. Eriti mina olen väga õnnelik, et ma siin üldse olen 25 aastat tagasi, kui me siia tulime ja milline kokkusattumus täna minu sõbranna, kelle vanaema on sündinud koos Peebu vanaemaga Intsu talus, helistas mulle hommikul, ütles, tead Eerika, täna on minu isa 102. sünnipäev. Seal on tema joonistused, kõik Raimundi Allingu joonistused ja täna on tema sünnipäev, ta oleks saanud 102 aastat vanaks. Et kuidagi ilusaid kokkusattumisi. Mul on palve kõigiga, kellega ma olen rääkinud, kui me seda kõike siin kokku panime, see on lihtsalt fantastiline, mis te kõik mulle olete rääkinud. Ärge mulle seda rääkida, pange see paberile. Mäe Saamueli, milline elu ja kuidas Ranna, kuidas Kõrtsu ja Mäe Saamueli, kuidas nad on kõik omavahel seotud, kuidas kõik need talud on siin kuidagi omavahel seotud. See on lihtsalt fantastiline ja kui me seda oma lastele, lastelastele ja tulevastele põlvedele ei jäta, siis on see inetu. Sest et kui ma nüüd seda kõike olen lugenud, mul on tahtmine kirjutada siin rannapoisid Bernardiga ja mis nad kõik need naljalood kirjutaks või näitemängu. Aga seda ei saa kirjutada. Mul ei ole nii palju fantaasiat, seda ma saan teha siis, kui teie kirjutate oma lood. Ja pange just nii, nagu Luise laulis siin, lihtsate sõnadega. Kes ikka oli see kõva mees ja külades lapsi tegi, on väga vahva. Ja nii edasi ja nii edasi. Et ma tänan tüdrukud ja poisse, kellega me ikka siin kogu toimetame. See on nii vahva ja nüüd on niimoodi, et kõik pildid, mis te mulle teite, igal pool tõstetakse pitsi. Ja minul on teile ka pudel konjakit kaasas, kes tahab küsida. Ja nüüd hakkame vaatama, pane see Luise laulma vaikselt. Pane Luise vaikselt laulma, siin on meil teed, meil on igasugust küpsist ja muud, teeme ruumi ja vaadake pilte, ajage juttu, hakkame teed jooma. Aga täname siis esinejaid. Oi, tõuseme püsti, kaasime kummarduse, jah? Üks lugemine läks natukene saksu, mida mulle edastas ja ma loodan, et võib-olla kummardus. Aitäh. Aga kui nüüd ei pahanda, siis Katrin ja Jörg, kas me võime vahepeale selle anda? Ei. Nad ongi üks nii, mina teate, siin on nüüd, mina tahan veel niimoodi öelda, et see näitus on homme kuni kella 3-ni. Et kes tulevad kirikusse homme, rääkige edasi teistele ka, et peale jumalateenistust meil saab seda veel näha siin. Ja siin on raamatud. Kylättikä aukus väike mees, ta rinnus saadik laste sees. Jääb pooleli, se laulja pikka pooleli. Jääb pooleli, jääb ula sassi oolele. Ulaga õues kasvab aher, sest sassi naine aher. Jääb pooleli, se laulja pikka pooleli. Jääb pooleli, jääb rannavriida oolele. Rannaga vriida laabi vähe, kõrge küvara lööb pähe. Jääb pooleli, se laulja pikka pooleli. Jääb pooleli, jääb kõrtsu eetsu oolele. Kõrtsu eetse pargib nahku, nii et särk lööb kahte lahku. Jääb pooleli, se laulja pikka pooleli. Jääb pooleli, jääb lugesma Jaani oolele. Lugesma Jaan see katus harjab, tütar koolis tarkus korjab. Jääb pooleli, se laulja pikka pooleli. Jääb pooleli,
jääb Siimu juuluse hoolele. Siimu juulusel pikkad koivad venivad kui tõrvaköied. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb kõrgema härni hoolele. Kõrgemal härnil uhke mees, tal ilusam naine küla sees. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Intsu juuluse hoolele. Intsu õues viinaköök, seal pole muud kui höök ja öök. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Kaabreliide hoolele. Kaabreliide ei ütle kaad, ta selle asemel ta ütleb ka. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb mäesassi hoolele. Mäesassil tiiras naine, sass aga ise päris kaine. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Stolbergi Eetsu hoolele. Stolbergi Eetse nagu kägu, küla naised kõik ta jagu. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Lauri Hiida hoolele. Lauriga Hiidal valehambad, teda kartvad külalambad. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Jüri Antsu hoolele. Jüri Ants teeb targad tööd, vikatid ja sirbilööd. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Tooma Oti hoolele. Tooma Ott teeb palju head, tema ära ruunab külasead. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Märtsina Joosepi hoolele. Märtsina Joosepil vahva mees, tal mootorpaat on küla sees. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Koplemaa Juuli hoolele. Koplemaa Juuli paks ja madal nagu metsas seeneadal. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, jääb Kröstre Priida hoolele. Köstrega Priida särtsu täis, teda ligi tõmbab meeste hais. Jääb pooleli, see laul jääb ikka pooleli. Jääb pooleli, see ikka jääb pooleli. Laulis Wärtsilä Luise. Jah. Täna on 9. mai 2003. Laulutekste meenutasid ja kogusid Luise Martsina Märtsina talust ja Helmut Breiverk Kaabre talust.